No nii, meie YouTube'i vaatajad. Meil eelmine klipp läks peaaegu poole jutu pealt minema. Täna on meil siis jätkuvalt 28. märts ja neljapäevane päev ja täna siis oleme tulnud Kukumäele. Näitame teile natukene veits vaadet. Me oleme siin üleval ranniku peal. Ja meri ikka tundub, et uhub nii palju seda kollast altpoolt ära, et puud ja asjad kõik, mis kolde ääre peal on, kõik longevad lõpuks alla. Ja sealt, kus me siis ühesõnaga sisse tulime, seal on pandud silt välja, et kaldal viibimine elu ohtlik. Aga noh, eks iga inimene teab ise, kas on ohtlik või ei ole. Eks inimene tulebki omal vastutusel kalda peale. Nii et seal tuleb kahe krundi vahelt tuleb üks sükane tee. Kalda peal välja, seal tegelikult ääre peal on jah see kallas päris ilusti ära langenud, aga noh, sisse sinna ikkagi saab. Ja väga viga. Täna on meil natukene veits tuuline, loodetavasti ei sega meil mitte midagi siin erilist väga ära. Ja täna siis jah, jalutame natukene veits ringi Kukumäel. Teeme teile siis GoProga natukene klipikesi juurde. Vaatame. Teen teile selle teise klipi ka nüüd lõpuni ära, eks ma siis mingisugusel ajal teen paar pildikast ka juurde kuskil, kus me siis parasjagu oleme ja kus me siis parasjagu satume. Nii et täna jah, liigume siis ringi. Märtsikuu hakkab meil läbi saama. 3 päeva on meil veel siis jäänud. Ja varsti on meil siis kuu läbi. Kuu lõpus oleme siis minemas tööle. Reede, laupäev ja pühapäev. Täna on siis neljapäev, homme on siis reede. Laupäev ja pühapäev on siis tööl. Ja siis aprilli alguses on kohe 1.2. vaba ja siis on jälle järgmine nädal nii-öelda või kuu alguses on kohe lühike töönädal. Ja siis peab sellel nädalavahetusel vist tegema natukene kõvasti tööd. Kaupa välja panema, sest et viimastel aegadel eriti väga kuidagi oma teada nagu tahaks jõuda saali peale ja kuidagi nagu aeg kipub käest ära minema kuidagi, ei tea. Eks siis järgmine kuu paistab. Tegelikult oleksime pidanud saama järgmine kuu aprillis 15. puhkusele, aga seal vist tundub, et läks vist keegi teine puhkusele ja siis meil see puhkus keerati ühesõnaga nii-öelda nässu. Nii et puhkus hakkab siis alles meil aprilli lõpus 29. ja kestab siis kuni 13. maini. 2 nädalat. Nii et eks siis vaatame, kuidas meie olukord läheb, eks puhkuse ajal siis jälle maikuus, siis kui jälle tuleb natukene veits rohkem raha, eks siis peame jälle tegema oma tavapärased käigud, nii nagu meil iga aasta on traditsiooniks saanud. Meil iga aasta traditsiooniks on saanud, et me aprillis oleme alati käinud loomaaias. Aga kuna nüüd seda puhkust ei tule nii või teisiti, siis me üritame võib-olla hoopiski minna maikuuses. Vaatame, kuidas meil rahaliselt jääb. Siis ikka üritame veel ära käia. Traditsiooni ei tohi ikka murda. Peab ikka käima. Nii et aprill on meil siis pikk kuu. Saab veel tööd teha, et siis on nagu oksa peal istub lind. Kiivad sorakel, kollase nukaga, ilus must lind. Seda väga hästi näha ei ole, aga midagi natuke ikka näete.
Youtube'i vaatajad. Täna on meil siis 28. märts ja neljapäevane päev. Nüüd tegime siis endale väikese käed vaba süsteemi. Panime praegu siis kaamera teile Viveli klipiga kotisanga külge ja siis saame teile natukene liikuda ja siis natukene paremini teile rääkida. Nii et jah, täna oleme siis liikvel siis Kokumäel ja teeme teiega siis mõned klipikesed veits juurde. See peaks olema teile nüüd siis klippjärjekorra numbriga number 3. Vahepeal tegime väikse pausi, tegime teile GoProga mõned pildid juurde. Ja sõidame, jah. Praegu raptur läks. Ilm on täna erakordselt ilus ja soe. Ja maapind on ka nii enam-vähem, aga märg just otseselt ei ole. Eks mõndades kohtades muidugi seda vette natukene veits võib veel leiduda. Aga üldiselt on jah, päris ilus soe ilm. Ja meie siis jah, natukene jalutame veits ringi. Räägime teiega natukene veits juttu. Ma vaatan, ma arvatavasti võib-olla üritan teile vahepeal äkki võib-olla telefoniga teha mõned videod. Kui ta meil kotiga üles on, siis on ta selles suhtes parem. Lihtsalt vahepeal peab aega jälgima. 3 minutit sai täis. Selle ainuke pahaviga on selles, et kui ta niimoodi külles on, siis peab teda lihtsalt vahepeal jälgima, et ta ei läheks meil poole jutu pealt väärtuselt minema. Et läheb kinni ja kui poole jutu pealt läheb, siis on juba natukene veits jama. Aga muidu on see süvelikult päris hea. Et kui on mingit pikemat asja teha otsa. Sellel on ainukene asi see, et kui ta oleks mul praegu on limitedi peal, siis ta vist teeks ühesõnaga nii kaua, kuni paneks seda vahepeal kinni. Aga tegelikult praegu ta 5 minutiga tegelikult jookseb ise kinni. Saab 5 minutit täis, ta jookseb ise kinni. Jah. Kohe saab 4 minutit täis. Nii et vahepeal siis jälgime ja vaatame. Eks ma siis üritan teile vahepeal teha ja telefoniga ka mõned klipid juurde. Siis saame teile jälle TikToki postitada natukene. Meil viimasel ajal ongi enamus ajast on TikTok olnudki kasutusel kogu aeg. Sellepärast see GoPro meil seisis ka inimeste pikka aega, aga nüüd see aasta siis ikkagi arvastasin, et mõtlesin ikkagi, et teen teile vahepeal GoProga ka. Jah, kohe varsti jooksebki täis. Nii et üsna pea siis teeme teile järgmise video. Nii et